1, 2, 3. Ja ma tahan teile näidata, mida ma siis enda käsipagasisse kaasa võtsin. Ja nüüd ootab mind ees 11-tunnine lend Uus-Meremaale. Kätte on jõudnud jälle järgmine päev ja mul on meik siiamaani tehtud, kus ma hakkan nüüd tegema silmi ja huuli ehk hakkame pihta. Ma kasutan siis hetkel seda NYXi Ultimate paletti, ma arvan, et neid roosakaid, punakaid toone. Ja siis seda Missy Berries paletti, kus on sellised toonid. Alustan lihtsalt mingi valge või siukse beigika tooniga, et see põhi teha. Ja see, kuhu ma nüüd lähen, on, ma ei tea, kas te mäletate, kui sügisel oli see Boliivia reisi nii-öelda võistlus, kus me Johannesega osalesime ja siis me loosisime välja ühe kohtumise fännidele meiega ja me mõlemad valisime välja ühe fänni ja kuna meil oli reaalselt nii kiire graafik kõigil ja me ei suutnud leida ühtegi aega, mis meile kõigile klapiks, siis reaalselt see kohtumine toimub alles praegu nagu detsembris, kuigi see asi loositi vist välja septembris või oktoobris. Ehk suht hilja, aga nagu vähemalt me teeme seda ja me lähme siis ka uisutama ja Raekoja platsile seda jõuluturgu vaatama. Unustan ära, mul on see palett ju, väike Ultimate ka, kus vist ongi reaalselt punane toon. Ideaalne, ta on seda. Ma üritan saada sellist tooni, mis matchiks mu huulepulgaga, sest mu huulepulk on umbes sama, mis mu küüned, siuke tume punakas pruun. Kõige raskem on saada teine silm täpselt samasuguseks, sest ma võtsin nii palju eri toone, et täpselt enam ei mäleta. Toon seda silma alla ka, mis iganes mul seal pintsli peale veel jäänud on. Mõtlen, et äkki ma teen vahepeal huuled ära ja siis ma näen, kuidas ta matchib. Ma hakkasin mõtlema, et ma vist ei suutnud ikkagi teha täpselt seda tooni, mis ma tahtsin, ehk äkki ma teen hoopis veits lillakama. Sest see vist läheks selle meigiga rohkem, ma proovin korra seda. Okei, nii, ripsmed ka. Peki, oota, ma ei pannud seda sädalust või midagi silmadele. Ma just panen seda mingit hõbedat lillakut. Okei, see on nii palju parem. Nii, nüüd ju ripsmed edast. Oota, ma tahtsin alla teha veel silma selle joonega. Mingi pruunikas, punaks, lillaks mingi asi. Okei, ma ei tahtnud tegelikult nii tumedat teha, aga nii see läks. Kuna me pildistame, siis ma arvan, et piltidel tegelikult ei jää nii tume. Okei, ma nüüd teen lõpuni ja kuulan podcastisega. Tulen teile tagasi, kui mul on kõik valmis. Selline on siis minu lõpptulemus, aga üleüldiselt toonide asjadega ma olen rahul ja ma arvan, et see sobib mulle. Siin on väike, ma üritan teile mingit close-up'i ka teha. Ma pean endale nüüd auto tellima sellepärast, et kell on 10 minuti pärast 11 ja ma pean siis juba kohal olema, seega ma lihtsalt ei jõua muud moodi. Nii, sain väliriided ka selga, see on minu lõplik outfit of the day. Valgus on siin veits halb muidugi, aga noh, hetkel ei ole paremat, siis mul on kindlad ka. Nii, me jõudsime kohale, nüüd on jääle minek. Ma ei ole see aasta veel käinud, kas keegi on või? Ma vist panin liiga lõdvalt kinni need uisud, mul on siuke tunne. Johannes on siia jõudnud. Uuendus, me oleme jõudnud siis oota, kus me oleme? Kafeini. Jah, kafeini, siis oleks meelest ära juba. Sest meil hakkas kätte natuke külm. Siin vist ei ole näha, aga mul vahepeal läksid käed juba täiega punaseks. Seega me tulime soojasid jooke võtma. Ma võtsin siis chai latte, ma olen juba pool ära joonud, ma ei jaksanud oodata. Ja ma natuke pettunud, et nad panid topsi sisse. Tavaliselt pannakse tassi, kui sa oled koha peal. Seega ma veits segaduses, miks nii ei olnud. Mis te võtsite? Võtsin frappega see paar kohale tulla. Ja. Yeah. Mul on kodust vesi. Ma olen nüüd tagasi koju jõudnud ja minuni on jõudnud paar pakikest, seega ma mõtlesin, et ma avan neid teiega, kuigi tegelikult ma olen mõlemad juba enne avanud, aga ma see hetk ei mõelnud vloogida, seega ma avan nüüd kaamera ees uuesti. Boltilt sain siis jõulukingi, riides koti sees on siis selline karp ja selle mõte ongi, et sa jõuludeks siis teeksid Eestile kingi ja siin on kogu see seletav asi ja nad saatsid mulle siis sellise poti. See alus on küll kahjuks juba natuke katki läinud, aga siin sees on siis mull
kuld, siin on seemned, ma ei tea, palju te näete, see on spruce, mingi puu või taim, mis tuleks siis siia istutada ja miks nad seda teevad, ongi siis selleks, et ma saaksin nii kodus, kui neil oli ka Instagramis see, et repostides nende story'd, siis nad istutavad selle puhul ühe puu, sest nad tahavad teha tasa kõik selle CO2, mis need autod siis tekitavad, et puud seovad selle ära ja kui te ei teadnud, siis Euroopas nad ongi reaalselt kõik sõidud sellega tasa teinud ja nii palju puid istutanud, siis taaskasutavad veepudel, taaskasutavad kõrred ja siis hunnik šokolaadi, seda on siin veel mitu peotäit. Ja siis kleepsud, et I'm green. Seega, nagu ikka, mina täiega soovitan Bolti toetada, sest nad on rohelised ja see on minu arvates kõige parem viis sõitmiseks, kui sul vahel on vaja kiiruga kuhugi minna ja autot tellida. Ja teine pakk. Oota, kas ma ei olegi seda avanud või? Ma reaalselt praegu ei saa aru, mis pakk see on. Millal ma selle sain? Ma ei ole seda avanud, sest ma teadsin, mis siin sees on ja ma tahtsin selle kinkida oma emale jõuludeks. Ma mõtlen, kas ma avan seda või ei? Ma kardan, et siin sees on mingi silt Victoriale ja siis nagu kui ma emsin inimese nime, ma pean selle korra lahti tegema, et üle kontrollida. Ma ei taha ära rikkuda, sest ma tahan sama pakendi kinkid siin jube hea pakk. Eelmine aasta saatis ka Hetkisa endale mulle nende selle kalendermärkmiku ja kuna ma sain neid mitu tükki, siis ma otsustasin selle oma emale kinkida ja ma nägin, kuidas ta terve aasta seda kasutas, mulle tundus, et ta nautis. Seega ma mõtlesin, et kui nad pakkusid mulle see aasta ka saata, siis ma mõtlesin, et ma kingin emale ja sellepärast valisin sinise tooni, sest see on üks lemmikvärve. Ja sees näeb see siis selline välja, siin on sinu eesmärgid, sündmused, saad iga päeva kohta kirjutada mingid visuaalid ja nende pakend on täiega muutunud võrreldes eelmise aastaga, et see nii palju fancy, siuke kallim näeb välja. Aga nüüd palju keerulisem osa juurde. Mul on vaja pakkida Andrease kingid. Ühte asjad juba nägid, et kavatsin kinkida AirPodsid ja selle ümbrise, aga mul on üks väga suur ja personaalne asi veel, millega mul pole nagu õrnämuga, kuidas ma selle ära pakin. Mul on 3, sest ma arvan, et ei ole valmis selleks. 1, 2, 3. Ta on pakendisse ka veits halb on näha, aga põhimõtteliselt see on minu portree ja siin on all minu käsitsi kirjutatud tekst, mis lasin skännida selle, aga reaalselt, kuidas ma selle ära pakin, ma kardan, et mul reaalselt ei ole nii palju nagu paberit. Oh my god, seda küll ei ole piisavalt. Mul on tunne, et ma peaks minema poodi ostma 2 rulli mingit uut paberit. Sest sellega ma saaks nagu pool praegu ära katta, kui ülejäänud poolt ei saaks. No näeme teiega siis, kui ma olen poest tagasi. No nii, jõudsin poest tagasi, kell on 22.4. No natuke aega tagasi, ma käisin vahepeal trennis ja pesus ka. Aga valisin poest välja siis sellise sinise ja hõbedaste lumehelbekestega kingipakendi. Ja nagu lubatud, ostsin neid 2 rulli ja nüüd mu pere jõudis täna just tagasi pikemalt seikluselt ja palusin MC-l aidata seda pakkida, sest see on nii suur, et ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama üksi saan. Seega ma üritan teile mingi timelapsi teha, et väikest ülevaadet anda, kuidas see protsess edeneb. Otsustasime, et ühe rulli paneme siia nagu selle alumise poolisega, teisega paneme teise poole. Kas see, oota, proovime. Peab mahtuma, mul ei ole rohkem rulle. Ei ole võimalik. 1 rull saab reaalselt nii ma ei tea, see ei ole võimalik. No see tuleb mingi täppistöös, ei ole normaalne. Mingi pool tundi või 45 minutit hiljem me lõpuks ometi lõpetasime selle kingiga. Ma mõtlesin, et seda hetke ei tule. See oli ikka päris keeruline nii suurt asja ilusti pakkida, sest mu ema on suht perfektsionist, aga õnneks ta oskab väga hästi pakkida. Ja sellepärast meil läks kaua, aga tulemus on suurepärane. Kätte on jõudnud päev, kus ma lähen jälle reisile ehk täna on 23. detsember. Ma parasjagu pakin asju ja hetkel mul ongi siin siis vabariided siin kotikestes on kõik mingid sokid ja pesu. Mulle täiega meeldivad need riidest kotid, sest nii on sorteerida kõik, et nad ei oleks kotis laiali. Mingid bluusid, püksid, spordiriided lähevad kõik siit. Siin on mul joped ja jakid, mis ma kaasa võtan ja nagu te teate, siis mul on suur obsession nende pretslitega, seega, aga need müüakse nii vähestes kohtades. Need, kus ma praegu leidsin, oli Viimsi Selverist, ma palusin oma kutil osta ja reaalselt ma palusin, et ostaks kõik, mis seal on. Seega, siin on praegu 16 pakki ja ma üritan kõik need ka endale kotti mahutada, et mul oleks reisil koduseid snäkke.
ma tahtsin teile näidata ühte pakki, mis Madli mulle tegi. See on selline travel Gucci bag, et snackid siis, mis ma saan reisile kaasa võtta. See on nii armastamust, nagu ta ei pidanud seda absoluutselt tegema. Ta kinkis mulle 2 sellist suurt õuna, ma ühe juba sõin ära, sest kinkis need paar päeva tagasi. Smoothie, see on üks minu lemmik maitseid nendest Frushi omadest. Siis soolapulgad, need näevad mega fancy välja, see on Van Gogh, ma seda brändi tean ja ma ei ole neid varem proovinud, seega ma olen mega elavil. Ja 3 näkid batoonid, mis on mu lemmikud eri maitsetest, mega armastamast. Ja kui ma juba mingit pakke näitan, siis ma tahtsin jagada ka enda jõulukinki, mis ma sain oma sõbrannadelt, sest me tegime selle Secret Santa, et iga üks teeb ühele, nagu loosisime nimed ja ma muidugi sain wishlisti ka panna asjad, mis ma soovin. Ma saingi täpselt need karvasokid, mis ma tahtsin ja ma võtan need kohe reisile kaasa, sest ma olen see inimene, kellel meeldib lennukis olla sellistes sokkides, siis ma käin mööda koridore ka nendega ringi, sest mul hakkab alati seal ülijahe ja need on nii mõnusad reisimiseks. Ja teine asi, mis ma täiega tahtsin, oli Victoria's Secreti kehasprei Mango Temptation lõhnaga, sest nad enam ei tooda seda ja seda saab reaalselt tellida ainult Amazonist või kuskilt, seega ma tunnen, et see on minu nagu signature lõhn, et kui keegi mind nusutab, siis ta mõtleb nagu sellele lõhnale. Ja lisaks mega nagu thoughtful oli see, et ta kinkis mulle C-vitamiini ja B12, mis mõlemad on kurnatuse ja väsimuse vastu. Ja see on täpselt see, millega ma võitlen. Seega ma jõu arutada, et reisilt tagasi tulles hakata neid võtma. Ja muidugi jõulukaart ka. Uuendus, kell on vahepeal saanud 16:42, ma olen jõudnud siis Helsinki lennujaama. Esimese lennuga ühel pool 2 tükki on veel jäänud ja ma tahan teile näidata, mida ma siis enda käsipagasisse kaasa võtsin. Ma ei ole seda kunagi varem näidanud, tundus nagu huvitav asi. Ma tulin siis reisile enda selle uue väikse douchebagiga, see on petit, see on mega mugav. Mul meeldib üle seda keti kanda ja siia tegelikult ei mahtunud kõik asjad ära. Mu arvuti on minu isa kotis ja snackid on mu venna, aga põhimõtteliselt mul kõige rohkem ruumisid sees tuleb tegelikult kaamera, millega ma praegu filmin. Siis mul on selline roosa mega mõnus pehme silmaklapp magamiseks, sest praegu meil tuleb 10-tunnine lend. Siis karvased sokid, nagu ma mainisin, mulle meeldib nendega lennukis sees ringi käia. Siis minu prillikarp, et ma saaks seda vahepeal ära panna, kui ma näiteks magan või puhastada. Siin sees on mul veel 2 raamatut, mis ma otsustasin kaasa võtta. Üks on siis American Beauty, mis on luuleraamat ja teine on mediteerimise teadus, kus mida olen hästi natuke lugenud, aga tahaks selle reisi jooksul läbi saada. Ja siis on minu väike siuke nagu emergency kott, kus on mu mingi kõige olulisem või siuksed asjad, pudi-padi, mida on nagu hea kaasas kanda, mingi batoonid, siis on huulepalsam, näts, varuaku, patsikummid, peavalutabletid, kõhuvalutabletid, pastakas ja vatitikk. Vaatame, kas mul on midagi veel. Ja siis mul on mu kõrvaklappide juhe, et ma saaks lennukis oma nende juhtme vabadeta kulata, aga selleks on juhed veel. Ja siin väikses sahtlis on siis need hallid Bose'id juhtmevaba kõrvaklapid ja rahakott. Jõudsin just lennukisse, sain õnneks aknaäärse koha, sest meil perel on nagu terve see rida, seega ma sain siia, ma olen väga elavil ja ma olen Finnairis, kus see lennuk on mega uus ja modernne, seega ülimõnsa on siin olla. Sain siis padja, teki, nagu ikka pikkadel lendudel antakse. Siin on ekraan, minu praegune vaade ja kott tuleb mul sinna alla panna ja nüüd on lihtsalt vaja sokid tossutuvast vahetada. Uuendus, maandusime siis just Hongkongi lennujaamas ehk esimene pikk lend on selja taga. See oli praegu lihtne, sest ma olen pikkade lendudega harjunud, aga mitte sellega, et need on 2 tükki. Õnneks meil on praegu mingi 6-7 tundi pausi, seega me otsustasime minna linna peale. Ma ei ole seal varem käinud ka ja kui te mõtlete üldse, mis kell on, siis Eesti aja järgi on 3:45 ja kohaliku aja järgi 9:10. See ajavahe on suur, ma olen mingi 1,5 tundi maganud. Ma kavatsen magada järgmisel lennul, et proovida võimalikult ruttu saada juba rütmi siis meie lõppsihtkoha
ajaga. Ja juba lennujaamas on näha mägesid, mis on mega tuus. Ma ei ole Hongkongis varem käinud, seega ma olen elevil, et minna linna peale. No nii, me oleme jõudnud Starbucksi, siin on praegu päike täiega, paistab 20 kraadi sooja, mega mõnus ilm, aga kuna nii eren, siis ma ei näe ekraanilt, kas ma olen peal, ma lihtsalt loodan, et olen. Tegin väikse snäkipausi, sest hommikusöögist on juba mõnda aega möödus, ma olen päris näljane, seega ma söön siin jogurtit müsliga, ma kohe maitsen, kuidas see on, ma ei olegi jõudnud veel. See vist oli mingi õunajõhvika. Päris mõnus. Nad annavad paberkõrred ja siis võtsin jääga matcha latte. Tahtsin tegelikult pink drinki tellida ja maitsta, aga neil ei olnud see. Me nüüd naudime ilma. Me käisime just lõunat söömas ja ma sõin reaalselt ainult 2 pelmeenist, mul hakkas nii halb, kuna ma olen lihtsalt nii vähe maganud, mingi 1,5 tundi reaalselt ja põhimõtteliselt öö jäi vahele ja ma olen viimase 7 tunni jooksul söönud mingi 2 jogurtit, 2 pelmeeni ja ühe selle matcha latte joonud. Seega ma saan aru, miks mul halb on, aga ma ei suutnud rohkem süüa, sest lihtsalt pea käib nii ringi ja mega vastik on olla, see ongi lihtsalt see magamatus ja väsimus ja kõik kokku ja nüüd me juba sõidame tagasi lennujaama ja nüüd meil on veel kõige pikem lend ees. No nii, oleme jõudnud lennujaama ja ma pikutan reaalselt lennujaama põrandal, sellepärast et ma olin nii väsinud ja kuna me jalutasime nii palju, siis ma tundsin, kuidas jalgades veri oli alla vajunud, seega ma tahtsin nüüd üles tõsta ja panin siia tooli peale ja ma mõtlesin, et teen väikse hooli, sest nagu te nägite, ma käisin siis seal Apple Store'is ja ma otsustasin endale osta 2 korpust, et selline roheline mingi fake nahast korpus on mul hetkel. Ma ostsin juurde sellise mindi või nagu türkiissinise, sest seda ma juba vaatasin Eestis ja siin oli see veits odavam ja siis ma võtsin ühe korpuse, mida ma pole Eestis kuskil näinud, selline pastellne lilla ja siis siin on see pop-socket juba nagu sisse ehitatud korpusele, sest ma olen varem sellisele nagu kummjas korpusele pannud pop-socketi peale ja ta tuli reaalselt mingi esimese päevaga juba ära. Ja nüüd ootab mind ees 11-tunnine lend Uus-Meremaale, mis on meie lõppsihtpunkt. Ma ei jõua ootama, pole seal kunagi käinud. Ütleme, ma olen mega väsinud, ülihalb olla. Ma tahaks lihtsalt magada ja mul on jälle kõhtüvi. Juhuu! Kätte jõudnud 25. detsember, kell on 9:31 ja ma olen kergelt väsinud. Aga lõpuks ometi jõudsime Uus-Meremaale, Aucklandis maandusime, võtsime just auto, me sõidamegi juba edasi järgmisesse sihtkohta. 11-tunnine lend on selja taga ja nüüd meil on mingi 2,5 tundi sõita meie ööbimiskohta. Ütleme nii, et seda reisimine on ikka väga väsitav ja jube pikk protsess. Ma olen nagu mega unine, kuigi ma lennukis magasin mingi 6 tundi, aga nagu väsimus on lihtsalt keha sees. The second premise is also very difficult to eject.
those things are, I can avoid the need to find out. A child drowning in front of you and throwing... Jõudsime meie sihtpunkti ehk Rotorua linna ja tulime nüüd lõunat sööma, sest me ei ole seda veel teinud ja kuna endiselt on jõulud, siis suht kõik söögikohad on kinni. Ehk meil oli hästi väike valik ja nüüd me tulime mingisse kebaabi kohta. Ma ootangi praegu süüa lennukil. Ma ei olnud sellise firmaga varem lennan, ma praegu ei mäleta nime, aga ma sain õhtusöögi kõrval, nad andsid magustoiduks jäätist ja siis vahepeal sai veel snäkke ja ma sain mingi chipse ja karamelliga popcorni. Reaalselt kõik oli nagu hinnas paketis. Ma olin nagu wow, sellist toitlustust ma ei ole varem kogenud lennul ja see oli väga meeldiv. Siin nad siis valmistavad seda toitu. Meil nüüd tuli, Magnus võttis mingi väga suure purksi sinna hiiglaslik välja. Mul on siis falafeli kebaab, ma ei ole jõudnud veel maitsta ja siis kõrvale mingi siuke tervislik smuutiga. Jõudsime just enda ööbimiskohta, seega ma arvan, et lähme vaatame sisse ka ja tassime kõik kotid tuppu. Siin majas oleme. Väga huvitav. Issand, kui palju siin nüüd. Okei, mingi lilla. Nii, WC. See on vannituba. Okei. Mis seal on? Okei, selline köök. Meil on vaade või? Ma mõtlesin, see on elutuba, see on lihtsalt teie magamistuba. Ja siit siis klaasist näeb kõike läbi. Nii palju voodeid, kuule, mitmele see on? Okei. Siin saab mingi pesu väike aiala. Normaalne. Tahaks siin istuda. No nii, me jagasime toad ära. Minu oma on siis see siin, see 2 voodiga. Ja ma arvan, et ma lõpetan siin vlogi ära, sest ma kipun tihti peale liiga palju filmima, mis tähendab, et vlogid lähevad mega pikaks. Mul on lihtsalt see, et ma tavaliselt filmin mitmel päeval. Seega ma ei tea täpselt ette, kui pikk üks video tuleb enne, kui seda hakatakse kokku monteerima. Seega ma lihtsalt tunnetuse põhjal ütlen, et see on juba suht pikk ja võib ära lõpetada. Ja ausalt öeldes ma olen nii väsinud, tahaks lihtsalt magama jääda, kuigi meie aja järgi kell on 1:30, kuigi Eestis on 2:30, ehk see ajavahe reaalselt 11 tundi on meil siin ees. Unerežiimi muutus tuleb väga suur, aga kuna me tahame võimalikult kiiresti saada õigesse ajarütmi, siis ma ei tohi praegu päeval magada ja ma üritan mingeid tegevusi leida, aga kõike muud põnevat, mis ma siin Uus-Meremaal teen, te näete juba järgmistes vlogides. Loodan, et teile meeldis, kindlasti saake pöidlad püsti, jätke kommentaarides, mis teie reisikotis on ning näeme juba järgmises vlogis. Tšauki!